Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Tere kuulajad, Autotund on tagasi. Meie stuudios küll aknaid ei ole, aga kui ma enne aknast välja vaatasin, siis nagu autoinimesed ütlevad, et driftis ajab. Ja teine nali, mis tuleb ka ära teha, on, et ei tea, kas männikul juba kannab. Ma tea, ma olin paar päeva soojal maal ja Facebook hakkas tulema, et inimesed, see männiku on muidugi nali, kindlasti ei kanna, aga et inimesed on suurtes kogustes ja hulga kaupa kuskil soode peal, soojärvede ja soomaa luiskudega. Nii et, ja naljakal kombel ka politsei või päästeamet keegi saatis ametliku pressiteate, et nüüd on siseveekogude jääle minek keelatud, et kas siis, kus see jää tuli ja millal ja kaua ma siis ära olin, ma täpselt ei saanud aru. Mina vaatasin ka üks päev, et mul siin kohalik järv oli kinni külmunud, aga sellega seoses ongi küsimus, et millal nüüd meil jääteed avatakse. Ja mere peal tegelikult võtab veel natukene rohkem aega, aga see jäätee iseenesest on ikkagi üks hästi huvitav asi ja kindlasti Eestile midagi väga omast tegelikult. Jaa, Tallinnas on küll hetkel, vabandage mu kõneviisi, rõve läga. Aga sellega seoses on mul ka selle nädala sündmus, kui ma tulin siis koju tagasi ja hommikul jalutasin tööle, nautides kõike seda, mis siin on, püüdes sellest lögast kuiva jalaga läbi saada ja siis ma nägin ühte tubli tädikest, kes täitis oma kodanikukohust, mis on siis majaga piirneva kõnnitee puhastamine, aga seal kõnniteel oli ka 4 täpselt see tema krundi ääres ka 4 erinevat Bolti tõuksi, tähendab 3 tõuksi ja 1 jalgratas. Ja siis mul tekkis küsimus, et taaskord, eks ju, et kaks teenusepakkujat meil on hetkel Bolt ja Tuul, et eelmine aasta vähemalt tuuletõuksid vedelesid küll terve talv väljas. Bolt meil siin mälu on lühike, toimetuse sees keegi nagu ütles, et koristas ära, mina ei mäleta. Ükskõik. Nüüd on jälle küsimus, et arvestada seda, kuidas terve see aasta on siin vähemalt Bolt teinud sellist, kuidas ma ütlen, kampaaniat, et ühe käega rendime neid tõuksi kõigile, aga siis jällegi tahame olla hästi ohutud. Et ohutus on probleem, sest see tõuksi vigastuste arv on täiesti pandeemiline, aga et juhul, kui neid nüüd ikkagi kiiresti tänavalt ära ei koristata, siis ma arvan, terve selle aasta jooksul tehtud kampaania, kuidas ärme ennast vigasta enam tõuksidega ja sõidame hästi aeglaselt ja viisakalt on mõnes mõttes tühja läinud. Sest Tallinna kõnniteed ei saa mitte kunagi nii puhtaks, et need oleks tõuksiga turvaliselt sõidetavad. See on fakt. Oodatud, aga selles mõttes, et sina oled nüüd Tallinna eluga rohkem kursis, et Tallinnas on ju niiviisi, et see maja ja siis kõnnitee koristamine on majaomaniku enda asi. Jah, kohustus. Täpselt kohustus, et siis need 3 tõuksi ja 1 ratas sealt ära koristada peaks olema ka tegelikult. Ütleme, et mingis mõttes mingid kohustused selle maja ja siis teega sulle kaasnevad ja siis mingid asjad nagu ei kaasne. Et see on selles mõttes, kui siis juba kõik korraga, et ikkagi majaomanik koristab ise need tõuksid ära ja kevadel tuleb välja. No, oma garaaži väga, jah. Et, ma isegi tõenäoliselt see, et tõuksid sul sinu kõnniteel vedeled, ei ole nii hull, kuigi ma ütlen, et see ei ole selle memmekese või kojamehe suhtes nagu absoluutselt aus, sest... Aga sind võib kohtusse kaevata, kui see tee seal jäine on ja keegi ennast vigastab. Selle eest võib sind kohtusse kaevata majaomaniku. Ei, lihtsalt muidugi võib. Ja see ongi väga, ja veel jääpurikad ekstra. Lihtsalt see tundub nagu lihtsalt nii ebaõiglane, et kui ma saan aru, et näiteks kõnniteede puhastamine puulehtedest on ka kohustus, sest see puu on justkui nagu ikkagi kõigile üldine kasu. Tore annab varju, on ilus, eks ju. Aga sellel kojamehel on nagu sügav savi nendest tõuksidest, et tema elu ei tee see, et me saame tänavalt võtta ja suhiseda nende tõuksidega, mitte grammikestki paremaks, sest tema neid ei kasuta.
küll aga peab ta nüüd siis terve talv neid eest ära tõstma, kuigi ma arvan, et lõpuks vedelevad nad kuskil anges ja keegi ei sõida nagu nii. Aga mis ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen väga moodne, mulle tõuksid meeldivad, aga palun talveks võtke need ära, sellepärast et see ei ole ohutu ja see segab ka koristamist, aga ennekõike see ei ole ohutu. Ja rääkige, mis te tahate, et meil on siin ka mõnikord ikkagi ei saja lund ja kogu aeg ei ole libe ja siis on ju tore kasutada, aga nooremad inimesed ja natuke entusiastlikumad, see ratas läheb alt ära lihtsalt poole sekundiga, kui sa satud väga kuivalt teelt korraks libedamale lõigule. Must jää näiteks, nii et see oli minu tähelepanek meie vast alanud talvest. Sina muidugi olid välismaal ära, aga mina sõitsin siin vahepeal mööda seda Narva maanteed ja siis mingi hetk koristati, ma isegi päris täpselt seda hetke ära enda jaoks ei fikseerinud, millal need 110 märgid sealt ära koristati, aga vahepeal oli ilm väga ilus ja kuiv ja ikkagi tuleb tunnistada, et füüsiliselt on raske seal 90-ga sõita, kui see tee on ilus ja kõik kuiv ja kõik on tore. On ju. Eile õhtul ma sõitsin tagasi, samas oli väga keev film, on ju, lasedki täpselt 90-ga ja mõnes keerulisemas kohas võib-olla natuke vähemgi. Aga lihtsalt see on jälle see koht, kus võiksid olla nagu tegelikult sinna Pärnu poole mineval maanteel ju on, et muutuvad liiklusmärgid. Täpselt seal Narva maantee peal need minu meelest peaksid ka olema, sest seda talve täpselt on igasugust erinevat nägu. Minu arust nad on paigaldatud ka juba või siis pole veel tööle läinud, vähemalt mingis lõigus. Need on seal päris alguses korraks. Seda Narva maantee, seda 2-realist või 4-realist on ju sisuliselt mingi 90 kilomeetrit või 100 kilomeetrit või midagi sellist. Enamiku peal seal ei ole mitte midagi. See on lihtsalt Tallinnast välja sõites. Aga tegelikult... Ei, ma tahaks lõppu, ma nägin täna hommikul päris õudset videot õnneliku lõpuga, kellelgi oli pardakaamera ka selline, mis näitab siis ka taha, ehk et mõlemas suunas ja oli pannud klipi Facebooki tahavaatest, kus üks liinibuss, mis mul on tunne, et 1+1 teel ja võis olla ka see Tallinna-Pärnu, hakkas justkui nagu tegema mööda sõitu, mis on täiesti eraldi teema, mida me siin üritame peagi natuke suuremalt ette võtta, et see liinibusside kihutamine, aga see buss igatahes väljus oma sõidujäljest ja läks külglibisemisesse. Nii et sealt kaamerast oli näha, kuidas see bussi taga otsa, et põhimõtteliselt buss oli vahepeal, kuidas ma ütlen, keset teed driftis, nagu korralik selline osav BMW juht. Ta sai selle kontrolli alla, sõitis natuke aega vastassuuna vööndis ja siis läks oma ritta tagasi. Ehk et ma ei ütle, et ta hakkas mööda sõit tegema, võib-olla ta läkski juba nagu alt ära ja siis selle käigus ta justkui nagu kaldus. Aga päris halb oli seda vaadata, sellepärast et sisuliselt põhimaanteel liinibuss ei suuda nagu sirgelt sõita, siis jõuame selle vana hea teehoolduseni, et mis siis nagu valesti oli. Võtsin just teehoiukava aastateks 2023 kuni 2026 ette ja proovin just leida, et mitme tunni jooksul see peaks olema ära nii-öelda puhastatud ja kas jälle talv tuli jälle ootamatult, aga ütleme niiviisi, et kogu see kokkuhoid ikkagi maanteede rahastuselt, et see lihtsalt maksab kätte, et praegu läks tegelikult ju väga õnnelikult, et seda oli kole vaadata, ma nägin ka seda videot, aga ütleme niiviisi, et järgmine kord ei lähe, et tegelikult ju see põhimaanteed, mida meil ei ole palju, et selle korrashoiuga võiks ikkagi sellisel tasemel ikkagi hakkama saada. Nii, aga sina? Ma tegelikult ei tahtnud üldse sellest rääkida, ma tahtsin rääkida sellest, et Eesti on väike ja sellest me aina rohkem ja aina paremini saame aru, et sellel nädalal tegelikult tuli teade ju, et Foodi toidukullerid panevad enda poe kinni, et see oligi ilmselge, et lihtsalt ega see väike Tallinn ja need veel väiksemad linnad, et nad ei mahuta ära 3 eri värvi seljakottide või kastidega inimesi, et lihtsalt see ei ole nagu võimalik ja nüüd jäävadki alles ainult Wolt ja Bolt ja tegelikult teine näide on veel sisuliselt, et sellel nädalal tuli ka teade, et Elmo rent läheb saneerimisele, et see saneerimine on üks selline keeruline asi,
aga mis see ikkagi sisuliselt nüüd ikkagi tähendab, on see, et saneerimisele läheb see Elmorendi nii-öelda emaettevõte, millel on erinevad tütred, nendes ühes tütres on see rendiäri ja teises on see tehnoloogia, mis on neil nii-öelda see mitte isejuhtiva, vaid see kaugjuhitav autolahendus. Tead see küll, et sa neid reklaame kindlasti näinud, et see Elmorendi auto sulle tuuakse tunni ajaga kaugjuhitavalt ukse ette. Et see on olnud selline tore reklaamjutt, reaalsuses on mõned autod, mis seda teha suudavad. Ja lihtsalt nüüd see saneerimine sisuliselt tähendab seda, et nad otsivad nendele tütarettevõtetele kas siis mingit suurinvestorit või siis üldse need ärisuunad maha müüa tegelikult. Ja saame näha, mis saab selles mõttes, et aeg selleks kahjuks või õnneks on väga halb tegelikult. Kas ma eksin, kui Elmorent tegelikult vist oli esimene? Ta ei olnud, et Bolt Drive ja CityBee tuli ja siis tuli Bolt Drive. Jaa, Elmorent oli kõige esimene tegelikult, kes seda hakkas niiviisi sellisel kujul renditeenust pakkuma. Aga minu veel avamata startupi nõuandla, ma oleks võinud öelda Foodile, et siin ei ole teil teha midagi ja ma võiks öelda ka Elmorendile, mitte et teil ei ole siin teha midagi, aga see mudel, mis alguses vist isegi oli selles mõttes nagu heade kavatsustega, et nad alustasid nagu elektriautodega või vähemalt promosid põhiliselt oma lühirendist elektriauto asja. Ja Eesti firmana neil kindlasti olnud ka seda jõudu, et rääkida linnalt välja kõik see tasuta parkimine, tähendab, mis on kliendi jaoks tasuta, Bolt ja CityBee ilmselt midagi maksavad linnale. Ehk et need autod olid ikkagi teatud asukohtade ees, mis tähendab seda, et sul ei olnud päris niimoodi, et jalut mööd tänavat ja tuleb istud autosse, vaid sa pidid kuskile minema. Seda see kaugjuhitav teenus pidigi lahendama tegelikult. Just. Ja võib-olla, ja kuna hiljem ka neid kohti lisandus ja ma ei tea, vabandust, Elmorent, ma ei jõudnud stuurida, aga võib-olla praegult oleks saanud, sest neil on ka teisi autost, mitte ainult elektrikat. Jätta ka juba niisama tänavale. Aga lihtsalt see tehnoloogia areng on nii kiire, et kui tarbija harjub sellega, et ta saab selle auto peaaegu igalt poolt võtta, siis miks ma peaksin omale panema selle 3. äppi ja käima kuskilt neid võtmas, eriti kui CityBee ja Bolt Drive valikus on nüüd ka elektriautod, mis ei istu kuskil kindla laadja küljes. Et selles mõttes mõnes mõttes kahju, aga jah, et selline, et nad nagu andsid tarbijatele idee, et siuke asi võiks ju täitsa toimida ja siis tulid 2 suurt hiiglast ja sõitsid lihtsalt üle. Mis see kindlasti oli tänuväärne oli see, et tegelikult ma arvan, et Elmorendi selle rendikaga väga paljud inimesed said enda esimese elektriauto sõidu kogemuse. Tegelikult, et lihtsalt ma siin paariks tunniks selle võtan ja saan aru, et mis loom see selline on ja siis annan tagasi. Ja, et ja see oli tegelikult äge asi ju. Ja, minul oli ükskord vaja testida ühte hüpoteesi Peugeot E208 laadimiskiiruse kohta. Ja mul oli vaja seda testida kohe ja ilma nagu esindust sellesse kuidagi segamata. Lihtsalt, ühesõnaga, võtsin selle Elmorendi auto, testisin, sain hüpoteesile kinnitust ja panin auto tagasi. Aga jällegi ma pidin leidma selle laadja, kuhu ta panna. Nii. Aga loodetavasti siis Elmo leiab mingi uue hingamise oma selle teise äri näol, mis neil käimas on. Aga rääkides laadijatest, siis neid ma saan aru tuleb nüüd Eestisse ikkagi väga hoogsalt juurde. Jah, võib-olla me oleme ka sellest varem kirjutanud, mulle tuli, sest et mälu pole enam see, mis ta vanasti oli, natuke uudisena, et ühesõnaga Elektrum, mis on Läti Latvenergo tütarettevõtte, ma nägin paar päeva tagasi, et Balti jaama turu juures tõepoolest paigaldasid juba laadijaid, selline lõpuotsa häälestus ja nüüd tuli siis ka ametlik pressiteade, et need Balti jaama turuparklas õues siis on laadjad avatud ja 2030. aastaks üle Baltikumi, mis siis on nüüd 6 aastat, rohkem kui 3000 laadimispunkti, millest 1000 rajatakse Eestisse. Et nad ise ka ütlevad, et hetkel on Eestis registreeritud umbes 5700 elektriautot ja praegult on see avalike laadimispunktide arv ka täiesti piisav,
aga järgmise aasta jooksul lisandub neil Eestisse veel 100. 2027 500 ja siis 30-ndaks siis 1000. Nii, kõlab nagu hästi ju. Ja nende prognoos on ka, et 2025. aastal võib Eestis olla juba ligi 17 000 elektrisõidukit, mis on siis korda 3 võrreldes praegusega. Aga ma saan aru, et kogu see asi on lihtsalt, siis sul on veel üks uus äpp ikkagi, et sellest sa ei pääse. Et selle uudis ma valisin välja sest ma leidsin sealt pressiteatest meie kõigi lemmikrea. Electrum Drive'i kasutatakse mobiilirakenduse ehk äpi vahendusel, millega saab ostetud elektrienergia eest kohe tasuda. Kas alati ja iga kord ja ei ole mingid muresid, et selles mõttes, et tegelikult on teistpidi näha, et teised ikkagi liiguvad sinna suunas, et sa saad ikkagi lihtsalt kaardiga maksta ja ühel uskumatul hetkel võib-olla juhtub ka nivisi, et sa kõigepealt tangid ja siis maksad, aga võib-olla tehnoloogia areng ei ole veel sinnamaale jõudnud meil. Jah, et eks see kaardivärk on, et siin need elektriautolaadjad ja siis ka nende omanike grupis kiputaksegi ütlema, et tegelikult ju keegi, et sa võid selle kaardimakse panna, aga kõik kasutavad nagunii äppi ja mis on ka tõenäoliselt ongi nii, sellepärast, et kõik need kasutajad ongi praegult omanikud, suhteliselt paljud hardcore omanikud, sul on see süsteem välja kujunenud, aga kui me räägime nendest aina lisanduvatest autodest ja kui ma võtan selle rendiauto ja niimoodi, siis mul tõmmata selleks hetkeks telefoni Alexela, Wolti, Eleporti, nüüd siis Electrum Drive'i, mis siis veel on üks, kes seal ajujahis oli. Mul ei tule ta nimi praegult meelde, Ruex olid alguses, pärast muutis nime. Ühesõnaga, ei ole okei. Ja samamoodi, see on täpselt nagu poes, et kõik maksavad kaardiga, aga sa eeldad, et sul vajadusel on sularaha võimaluse makse võimalus ja sama on siis ka selle laadimisega, et kasutan äppi ja ongi mugav, aga kui see miskil põhjusel ei toimi, siis ma tahan maksta kaardiga. Ja, tegelikult on ju see, et sa äpist saaksid näha kõiki neid erinevaid võimalusi, kus kohas laadida, mitte lihtsalt ühe võrgu omasid. Ja teine asi on see, et et täna sul on tegelikult see äpp ka oluline selle jaoks, et näha lihtsalt seda, et kas tikupoisis on kõik kohad kinni või mingis muus laadimisjaamas, kas sul on need kohad kinni, kas on vaba. Aga tegelikult me peaksime ikkagi jõudma nagu sinna olukorda, kus ma ei pea seda vaatama, kas see on vaba või mitte, vaid ma lähen sinna kohale ja seal üks vähemalt ikka on vaba, et kui just ei ole mingit suurt üritust, ütleme, toimumas, aga üldiselt võiks nagu nii olla. Sellega seoses väike juhtum eelmisest nädalast, kui me tegime ühte 3 elektriauto testi ja olime teel siis sinna samma tikupoissi, et natuke laadida ja ma tahtsin siis, ma ei mäleta, meil oli Hyundai, Lexus ja siis Maxus, millises autos ma olin ja et panna seda akut eelsoojenema, sest seda nuppu ei olnud, et panna eelsoojenema, siis aga sa saad valida, kui sa navis paned selle, et ma suundun nüüd laadjasse, siis ta ideeliselt peaks nagu hakkama akut soojendama. Ja kui ma võtsin sealt siis selle tikupoisi lahti, siis igatahes see auto näitas mulle, et kõik laadjad on out of order. Võtsin siis lahti Alexela äppi ja seal näitas, et ei, kõik on ilusti töötavad ja ka vabad. Et nagu juba sellel tasemel, et see autol on küll need laadimispunktid olemas ja kõik, aga miks või mis hetkel on see auto saanud signaali, et kõik laadjad on out of order? Miks, kuidas? Ma ei saagi akut eelsoojendada ja kui ma olen välismaalane, siis ma ei sõidagi sinna. Sellepärast, et mulle näitab auto, et need ei tööta. Et väga, väga veider. Nii, aga tore, et neid punkte juurde tuleb ja küll need käima läheb. Nii, lähme siis korraks veel, jätkame elektrikate teemal. Kui siin mitmedki autotootjad on oma uusi mudeleid näidanud, siin Volkswagen ID2, siin Renault just ütles, et tuleb tagasi Renault Twingo, loomulikult tuleb täiselektrilisena ja sihitakse samuti alla 20 000 euro hinda. Ka selle ID2 puhul on öeldud, et tuleb mitu eri versiooni, millest üks võiks baashinnana jääda ka alla 20 000 euro. Siis nüüd on Volkswageni enda juht
seda entukat natukene maha tõmmanud või noh, võib-olla neil oligi kogu aeg teada see, aga Reutersi vahendusel siis saime teada, et Volkswagen tegevjuht Oliver Blume, et selle eesmärgini jõutakse käesoleva kümnendi teises pooles, ehk siis pigem me räägime 26, 27, kus hakkaks päriselt tulema selliseid autosid, millega kannataks sõita, mis ei ole päriselt sellised mopeedauto mõõtu, sest isegi kui see Dacia Spring tuli, siis oli ta ju 18 000. Nüüd, kui me tegime järgmisel nädalal ilmuvasse autoleht Extrasse elektriautode edetabelit, siis ma vaatasin, et Dacia Springi baashind on ka juba 22 000. Ja see on ikkagi väga elementaarauto, millega mina talvel ei julgeks sõita. Kas see auto on läinud ajas paremaks ja on saanud häid tarkvara uuendusi ja uusi funktsioone? Ja, ei, selles mõttes ta on uuenenud küll ja, et ta muutus natuke võimsamaks, mis selle auto puhul oli tegelikult ka oluline, sest ta oli ikkagi väga, kus ma ütlen siis, aeglane. Natuke vist seal kõpitsti aku kallal ka, et paremini kestaks. Aga jah, ikkagi 22 000 eurot. Nii et tegelikult ma isegi ei tea, et kas see nüüd tohutu eesmärk, et see on mingi nagu eraldi, et kui nüüd saaks alla 20 000, et kuidas me siis kõik sõidaks elektriautodega, et päris nii ei ole, sellepärast et sellised autod, mis alla 20 000 maksavad sisepõlemismootoriga, on ka ikkagi suhteliselt nagu käputäis järgi jäänud. Et pigem andke ikkagi selliseid 20-30 vahemikku autosid või siis ka natuke üle 30 000, aga mis oleks sellised päris auto mõõtu ja sõidaks ka kaugele. Et see 20 000 ei ole siin nüüd, ma arvan, et see valupiir ei ole 20 000 juures, vaid see on ikkagi praegult see, et jälle tabelit tehes avastad, et ei saa alla 40 000. Kohe ei saa. Et need hinnakirjas võivad olla, aga siis on see ikkagi selle mudeli väiksema akuga baasversioon ja niimoodi. Et proovime siis kõigepealt ikkagi saada 30 000 juures need autod valmis. Ja siis sealt hakata edasi tulema. Nii et ärge veel poodi tormake oma 20 000 euroga. Te ei saa mitte midagi. Sina kunagi ikkagi, mina tean, et olid suur Top Geari vaataja, aga kas sa seda viimasel ajal ka vaadanud oled? Ma olen vaadanud ära kõik Top Geari erinevad selles mõttes hooajad, kus on olnud kõik need erinevad saatejuhid. Ehk siis alates sellest kangest kolmikust, siis tuli edasi üheks hooajaks tuli siin Chris Evans. Kas Chris Evans, mis on selle näitleja nimi, kes Captain Americat mängib? On vist Chris? Jah. Okei, mitte tema, aga üks Briti raadiosaatejuht tegi ühe hooaja, siis tulid sinna hästi palju erinevaid, oli seal nagu kaassaatejuhte, oli seal vist juba Matt LeBlanc tuli toona. Siis pärast seda olidki Matt LeBlanc ja Chris Harris, Rory Reid, nüüd kadunud Sabine Schmitz ja siis lõpuks said nad paika päris mitmeks hooajaks. Väga hea kombinatsiooni oligi Chris Harris ja siis oli üks kriketimängija. Mul on täielik ajus, mul olid kõikide nende nimed ju peas ja ma ei suuda ühtegi nime praegult välja hääldada, mis on natukene piinlik, et ma pean siin saate ajal otsima. Ühesõnaga, see viimane kolmik oli tegelikult päris hea. Muidugi, alati on see, et ikkagi nii hea ei olnud kui Clarkson Hammond May, aga kindlasti mitte ainult piinlik. Tegid ägedaid asju, neil tekkis oma selline väga hea sümbioos, Freddie Flintoff ja Paddy McInnes. Aga selle viimase kolmiku kõiki hooaegu ma pole näinud ja selle on tegelikult väga lihtne põhjus, et ma mingi hetk lihtsalt ei viitsinud enam selle Pirate Bay'ga jahmerdada. Sellepärast, et ma olen jõudnud elus punkti, kus mul on ikkagi Netflix on ilusti võetud, seal Disney Plus ja kui ma tahan midagi vaadata, siis ma vaatan seda ausalt otse ja mugavalt. Ehk et võtan oma telekapuldi ja hakkan vaatama. Neid uuemaid osasid ei ole Eestisse veel jõudnud. Ma ei tea, kas 1 või 2 viimast hooaega. Aga need olid head. Aga nüüd tuli uudis, et Top Gear, ma teadsin, see oli tegelikult
pikalt juba teada, on läinud teadmata ajaks pausile. Ja põhjuseks tegelikult see, et viimast hooaega filmides Freddie Flintoff tegi päris karmi avarii. Seal pole palju detaile avaldatud, teada on, et ta sõitis Morgan 3-wheeleriga, mis on see Morgani 3-rattaline auto. Vist oli äkki 130 miili tunnis ja tegi avarii, mis on päris karm avarii, arvestades, et selle autol ei ole katust ja eriti ka mingit struktuuri. Ja vist oli ka see, et kuna tal oli lahtine kiiver, mitte, selles mõttes rihm oli kinni, aga ei olnud seda näokaitset, et ta sai päris karme näovigastusi. Temast on siin viimasel ajal pildile ilmunud, on kohe näha, et nägu on korralikult üles ehitatud. Ja ühesõnaga, pärast seda pandi see muidugi pausile, et vaatame, mis saab. Tegelikult ka kui Hammond oma suured avariid tegi, eriti pärast seda Tracksteriga, oli ka paus, aga tuli kiirelt tagasi. Pärast seda õnnetust ma kuulan ühte Chris Harrise podcasti, siis ta seal podcastis nagu juba ütles niimoodi, et ma pean, naljaga ütles aga, et kuna ma olen nüüd töötu, et siis ma pean mõned oma autod maha müüma. Ehk tegelikult andis juba vihje, et tema tõenäoliselt teadis, et seda tööd nüüd praegult rohkem ei ole. Ja nüüd siis andis BBC ametlikult teada, et see asi on pausile pandud. Olen lugenud ka mingid selliseid vihaseid arvamusi ja mitte arvamusi selle poolt, et see autosaade peaks jätkama, vaid vastupidi nagu sellised, kuidas ma ütlen, kasutame sõna woke, sellised radikaalsed woke maailma esindajad, ütlesid, et selline saade oleks ammu pidanud juba ära keelatama, isegi enne seda, kui seal inimesed viga hakkasid saama, promoda midagi, mis ütleme, glorifitseerib siin bensiini põletamist ja kihutamist ja kõike, et see ei ole üldse okei. Ja nüüd nad, kas ma ütlen, mitte ei saanud oma tahtmist, aga nii ta praegult läkski. Mina loodan, et see kunagi pühitakse tolm sealt saatelt ja tullakse täiesti uue hingamisega tagasi, tehakse mõned järeldused, kuidas seda asja turvalisemalt teha, et tegelikult saaks teha head autosaadet ka niimoodi, et võib-olla et mehed ei pea ennast viimase piirini viima. Sest Freddie Flintoff, ta ise ühes saates rääkis ka, et tal justkui nagu puudub ohutunne. Ja need osad, mis ma näinud olen, et tavaliselt kõige nagu ohtlikumaid või lollimaid asju tegigi just Flintoff. Mis siis tõenäosus iga järgmise korraga tõuseb, et midagi läheb viltu. Vot, kahju, legendaarne saade ja nüüd ma ütlen, et see on lihtsalt kõiki nii palju mõjutanud, et raske on seda kuidagi alahinnata automaailmas. Ja, tegelikult ma mäletan, meil autogeeniuses isegi kunagi ilmusid ju need Top Geari mingid lood ja mingid asjad. Clarksoni kolumn oli. Litsenseeritud ausalt. Mitte läbi Pirate Bay. Just nimelt, autogeenius hiigelaegadel kirjutas meile ka Jeremy Clarkson. Yeah. Meeldib mulle alati rinda kumme ajada, kui on vaja öelda, kui vägevad me oleme. Nii, kas sa tahad millestki veel rääkida või lähme selle saate põhiteema juurde tegelikult, mis on Hiina autod? Mina tahan väga palju kuulda selle asja kohta igal juhul. Ma arvan, et me võime minna küll, sest tegelikult Hiina ja Korea auto, aga lihtsalt avame siis selle rubriigi, et meil on täna proovisõidus SAIC Motors Maxus MIFA 9 ja KGM Torres. Olete te nendest autodest kuulnud? Nüüd kuulaja natuke mõtiskleb ja ei ole. Võtame kõigepealt KGM Torrese. Jätame selle Hiina auto viimaseks, sest KGM Torres on tegelikult Korea auto ja KGM on tegelikult Sangyong. Aga mitte päris niimoodi, et lihtsalt Sangyongi mehed otsustasid, kuulge, meil on see bränd on kuidagi, me oleme aastatega selle päris põhja löönud, et paneme lihtsalt uue nime. Et tegelikult ostis suur Korea konglomeraat, KG, ostis selle ära, seal on palju asju neil seal keemiatööstustest, mingid haridusasutusteni ja tegi KG Mobility ehk siis KGM, mis tähendab seda, et raha seal ettevõttes on, et loodetavasti saavad nad oma selle auto tootmise, õnneks neil on nagu, sisuliselt on neil spikker ees, vaata Kia ja Hyundai, me oleme seda nii palju rääkinud, 20 aastat tagasi,
no Eestis, kui sa mõtled, et ikkagi väga julge või siis ikka väga kitsa eelarvega inimene läks ja ostis Kia ja Hyundai. Vaatas seal, eks ju, Lada hindu, vaatas odavamaid, ma ei tea, Renault'sid, kindlasti mõtles kasutatud auto peale ja siis ütles, et okei, ma lähen ostan selle Hyundai. Täna sisuliselt nagu ühed Eesti populaarsemad autod ja väga hea vastupidavuse kvaliteediga. KGM peab nüüd sama asja tegema. Ja sinu ostunõu on siis ühesõnaga see, et osta 20 aasta pärast, jah? No vot, võtsin siis andsid siis kohe välja ka täiesti uue mudeli, Torres. Põhimõtteliselt suuruse ja kõige järgi ja ka ise nad positsioneerisid, kui meil oli seal suur esitlus, positsioneerisid ennast sellesse klassi, kus on Honda CR-V ja RAV4. Aga nad on võtnud rohkem sellise robustsema lähenemise, ehk siis see Torres on tõenäoliselt võiks olla maastiku võimekam kui RAV4 või CR-V ja ma arvan, et ta natukene sinna Subaru Forester auku läheb. Tal on näiteks nelikveo saab lukustada. Et tal ei ole küll seal, tal ei ole mingid aeglusteid ja selliseid asju, aga ikkagi ekraanil on nupp, et saab nelikveo lukku panna, mis on juba päris suur asi. Välimuselt selgelt maastur. Et seal tagakülje peal tagaakna külge saab kinnitada mingit maastikuvarustust, täpselt nagu Land Rover Defenderil on niisugune nagu plastikkinnitus seal. Esiotsa need võred näevad natuke välja nagu Jeep või isegi ma ütleks Hummer H2. Et seal on teatud selliseid, kus ma ütlen, Aasia pärast meile võib-olla mitte vastuvõetavaid disainilahendusi või siuke, et plastikjubinad kuskil, aga kokkuvõttes päris lahe näeb välja. Näeb välja silmatorkav, aga ta ei ole nii. Anna kohe see hinnainfo ka ära selles mõttes, et võrdlus selle sama RAV4 ja CR-V-ga. Kröömikene odavam, loomulikult sõitsin tippversiooniga, selles mõttes kõik asjad peal, nelikveoline, aga siin on üks oluline vahe, et KGM Torres on ainult bensiinimootoriga. Siin ei ole hübriidi, ilmselt see väike Miles hübriid on, aga ei ole hübriidversiooni. Ja kui ma nüüd vaatan siis CR-V ja RAV4, siis nemad on nelikveolisena ainult hübriidid. Ja selle võrraga siis tunduvalt kallimad, ehk et korraliku varustusega CR-V ja RAV4 hübriidid on ikkagi üle 40 000, päris mitu tuhat. Siis Torres jääb sinna 40 000 juurde. Võib-olla oli ka natuke peale, ma ei leidnud siin lugu kirjutades seda hinnakirja uuesti üles, aga seal esitlusel niimoodi räägiti. Ehk et päris julgelt läheb peale, aga selle eest on ka siis nagu ütleme autot. Ruumi on, kõik on, aga virisemist on ikkagi ka. Ja see sama, et kuidagi tehnoloogia jukerdas, et sa istud sinna sisse, esiteks ekraan on natuke nagu harjumatud, ta ei ole mingi ultra 4K HD, kus on nagu Maci disainerid üle käinud, vaid on päris robustne nagu see auto ise. Eriti seda ekraani ümbritseb, see mingi läikiv plastik, et sellega ma ei suuda ikkagi üldse rahu teha. Aga palju hullem asi oli see, et näiteks kogu see infosüsteemi ekraan mu nädalavahetusega, sõitsin Alatskivile tagasi, 5 korda tegi restardi. Ehk et midagi, ta andis ka selle veateate, midagi oli selle naviga, kuigi ma ei kasutanud seda autonavi. Ütles, et on mingi ja tema nüüd rebootib. Tore, lihtsalt rebootis päris kaua ja siis sa pead uuesti jälle nii, et mul Bluetoothist, ma ei tea, podcast mängis, siis ma pidin jälle minema, lülitama selle asja Bluetoothi peale, et nüüd lase siit, et hästi tüütu. Kohe üldse ei meeldi, et see nii on. Siis et see nagu teine asi, mis ilmselgelt on seotud sellega, et ei ole hübriid, aga mul oli nagu ainult maanteesõit. Oli abikaasaga autos, mis tähendab seda, et ma sõitsin eriti rahulikult. Ma ei käinud kuskil mudas müttamas sellega. Nagu sa lähed, Tallinnast hakkad minema, kõigepealt kiirtekiirus ja pärast tavaline maanteekiirus. Ja keskmine lõpuks oli 9,6 liitrit 100-le, mille sisse linnasõitu peaaegu ei jäänudki. Ja see on natukene vähe. Et
tähendab selles mõttes mitte natuke vähe ökonoomne, et 9,6 täna sellisel tavalisel linnamaasturil, ma ei tea, isegi, et me oleme siin kurtnud, Subarul on nagu 2,5 mootor ja CVT kast ja et võiks nagu ikkagi, et päris janune, samas ei ole võimas. Aga me oleme seal saanud ikkagi selline natuke üle 8 liitrise ajale. Ja Subarul on samuti ju kogu aeg nelikvedu. Et natuke palju. Ja mis mingid asju oli veel, midagi ma teile chatis jagasin, kas sulle meenub. Üks kolmas asi oli veel, mida ma kurtsin. Ei tule meelde kahjuks. Üks asi oli see, et see uue auto lõhn oli minu jaoks seal Torreses ikkagi liiga tugev. Ehk kui sa tunned autos mingit lõhnamist, siis tähendab seda, et ilmselgelt on need materjalid ju millegagi immutatud. Ja kui sa tunned seda väga tugevalt, mis tihti on Hiina autode probleem või selleks odavate, siis ma ei taha teada, mis peenosima seal, loomulikult. Nad on kõik sertifikaadid saanud, nad on kõik testid ja proovid läbinud, et see ei ole nagu mingit selget mürki see seal sisse ei hinga, aga mikroskoopilisel tasemel ma ei tahaks seda lõhna tunda. Huvitavaid lahendusi, näiteks kliimaseadmel, et sul ei ole nagu neid nuppudega, aga selle on tehtud eraldi ekraan, kus väga ilus, selge kliimablokk on seal käigukangi ees, väga nagu, selles mõttes, jätab mulje nagu tegemist oleks palju kallima klassi autoga. Et ma lihtsalt mõtlen, et kas odavamalt ei oleks saanud lihtsalt kliimanupud panna põhilised ja siis ülejäänud juhtida sealt suurelt ekraanilt. Ja naljaks oli see, et kui sa seal kliima sellel paned, siis ma ei tea, pluss-miinus seal omale kraadi, siis korraks viskab ta selle sama kliimaekraani pildiga põhiekraanile. Et miks see vajalik on? Näiteks kui ma seal juhuslikult, ma ei tea, navi või midagi käib, et selline veider lahendus. See on üldiselt tüüpiliselt minu jaoks sellised asjad, kus alguses on mingi teine idee tegelikult, aga siis reaalsuses on aru saada, et okei, et lõpuks paneme mingi asja kokku ja jääb see ka, sest tegelikult disainis on juba see ekraan ja auk olemas, aga see funktsionaalsusest, tegelikult lahendame kuidagi teistpidi ja las siis jääb ja olgu siis nõnda. Mulle meenus praegu, et ma olen ju viimasel ajal hakanud, vanasti tegin ma seda peast, nüüd ma olen hakanud ikkagi Google Keepis märkmeid tegema. Selleks, et kirja olen pannud siia, et väga kõrge lagimist on seda, et pikkadel inimestel on kõvasti pearuumi. Olen see kirjutanud isegi, et ka kauboikaabuga saaks sõita, kui uksest sisse pääsed. Põhiline asi. Lisaks sellele, et ekraan tegi restarti, mis mind terve sõidu häiris. Ilmselt on see parandatav ühe käiguga teenindusse, aga miks sellise asjaga auto peab üldse sealt tehasest väljuma? Rool on viltu. Sõidad sirgelt teel otse ja rool on umbes 2 kraadi vasakule. Et pika peal harjud ära, et tead, kuidas hoida selles mõttes, et alguses on veider ja vajud kogu aeg ära ja natkene hoiad kogu aeg vastu, aga harjud ära ju sellega. Ma tean, mul oli kunagi ühel vanal autol nii. Just, et see lihtsalt häirib, eriti kui sul on mingi selline obsessiivkompulsiivne häire kasvõi väiksel tasemel, siis sa sõidad sirgel teel ja su rool on viltu ja sa üritad seda sirgeks keerata ja siis sa saad aru, et siis hakkad paremale kalduma. Et ei meeldinud see. Ehk siis kokkuvõte, tegelikult mulle meeldib, et KGM lähenes või püüab leida oma kohta, oma niši, ehk siis sama, kus praegult võib-olla siis Subaru suhteliselt üksinda natuke maastikuvõimelisema autoga. On väga praktiline ja kõik, aga need mingid pisiasjad, mis uutel mudelitel alati on hädad, lapse hädad, et tegelikult öeldakse, et kui sul just mingit väga põlevat põhjust ei ole, et siis mingite autode puhul ikkagi oota aastake, enne kui sa nagu selle ostad. Et siis on mingid laste haigused on välja ravitud ja ma arvan, et selle sama ekraani restardi saavad nad kohe varsti tarkvara uuendusega korda, leiavad selle koodijupi üles, mis viga viskab. Ja ma arvan, et ka need roolid saavad nad sirgeks. Aga sellised tähelepanekud olid alguses. Muidu kihvt, tahaks mingi hetk selle Torresse võtta ka sellisesse maastikuautode testi. Et just võtta need tavaklassi nelikveolised ja minna nendega natuke Mustjõel või kuskil mütata, et näha, kas see tagaveo lukustamine ka kuidagi aitab või on see lihtsalt hea turundusnõks. Nii. Aga oleme Hiinasse.
pearoa juurde. Eestis on jõudnud Maxus, ma olen paaris saates rääkinud, Maxus on siis kuulub SAIC Motorsi alla. SAIC Motors, võtame siis nagu Euroopas on Stellantis ja on Volkswagen Group, siis SAIC-i alla kuuluvad ka erinevad elektriautod. Ja Maxusega on otsustatud tulla Eestisse ja päris võimsalt. Mis tähendab seda, et Eestis on juba kohal 3 erinevat sõiduautot ja kui ma ta ära viisin, siis ma nägin, et on kohale jõudnud ka juba esimesed tarbesõidukid, mis on siis United Motorsil, kes neid toob, ka plaanis eraldi, kohe ka tarbesõidukite turule tulla. Me oleme pikalt üritanud saada tegelikult testi ikkagi Maxus Euniq 6, mis on selline samuti RAV4 mõõtu elektrimaastur. Siis on olemas ka Euniq 5, mis on mahtuniversaal ja siis on Maxus Mifa 9, mis on luksusbuss, umbes nagu see Lexus, millest ma siin üks kord rääkisin. Ja kuidagi see telefonimäng ja asjad läksid selleni, et ma läksin võtma Euniq 6, aga mul oli broneeritud Mifa 9, ehk siis see luksusbuss. No on nagu on. Lähme siis Hiina luksusbussiga pikemale ringile. Oota, aga mina tahaks nüüd alustada sellest, et kui sa nüüd sellesse Maxusesse istud sisse, et kas sa kuidagi saad aru, et see on nüüd nagu selgelt Hiina auto, kas või et see ei ole Lõuna-Korea auto? Kas seal on mingi selline asi, mis on kuidagi teistmoodi kohe või tegelikult ei ole? Ei, niimoodi ei ole, sest need autosid on nähtud elus palju ja mis see tänapäeva auto tähendab? Sa istud sisse, sul on juhi ees on üks ekraan ja siis keskel on üks ekraan. Ja nüüd on siis küsimus, kes kuidas vigurdab, eks ju, et Mercedes on pannud terve selle armatuurlaua ekraane täis, kellel on suur telekas püstises asendis, kellel on pikali asendis. Mida ma selle Maxuse puhul panin tähele? Või siis jäi silma on see, et see auto maksab umbes 80 000 eurot. Aga enne kui te siin ära minestate, siis arvestage, et tegemist on elektribussiga ja tegemist on luksusbussiga, mis tähendab seda, et seal keskmises istmereas on siis 2 sellist suurt, mugavat tugitooli, mis läheb igasse asendisse, käetoe peal on see ekraan, kus sa juhid, masseerid, ehk et ilmselgelt ta ei ole nagu eratarbijale, ta on mingi selline hotellitransferid või taksobuss. 80 000 eurot, aga siis see ekraan, mis seal keskel on, see oli ikkagi võrdlemisi väike. Ta oli ikkagi on näha, et nagu kuskilt on kokku hoitud, mis on selles mõttes okei, et mul ei ole seda telekat tegelikult sinna vaja, aga lihtsalt sa eeldad, et moodne kallis elektriauto, et siis see on selline suur terav ekraan, oli päris väike. Nuppe hästi vähe, mis mind muidugi häirib. Mind häirib ka see, et sellel autol, see on nüüd üks tänapäeval suur koolkondade erinevus, jällegi on pooldajad ja on vastu. Mina tahaks, et autos on see käivituse nupp. Paljude jaoks on see täielik mineviku taak ja neile meeldib see, et nad istuvad autosse, paned käigu sisse, hakkavad sõitma. Maxusel ei ole nuppu. Ja siis mingites olukordades on see ikkagi kuidagi veider, et kuidas ma selle auto nüüd siis käima jätan või kuidas ma ta seisma jätan juhul, kui ma ei lähe sealt auto juurest ära, vaid lähen korraks välja, eks ju. Et ma ei tea, harjumisasi. Aga üks tüütu asi oli see, et see auto ei liigu paigalt, kui sul ei ole turvavööd peal. Tore, turvaline. Aga näiteks, kui me läksime seda laadima ja ma parkisin laadjast natuke liiga kaugele ja tahtsin 2 meetrit edasi sõita, selleks ma pidin turvavöö peale panema. Ma tuleksin tagasi nüüd ikkagi saate alguse juurde, kus me rääksime jääteedest, sellepärast, et jääteele selle autoga siis minna ei saa, jah? Ikka saab. Paned selja tagant kinni. Selja tagant, ega jääteel sa ka paned selle turvavöö, pead panema selja tagant kinni, sest muidu ta lihtsalt röögib. Jah, tõsi, õige. Aku on tal 90 kilovatt-tundi ja selle ilmaga nagu oli, ta oli meil selline nullilähedane temperatuur. Ka peamiselt sõitsime maanteed. Kui ma sellega United Motorsi juurest lahkusin, näitas ta mulle, ametlikult on tal ikkagi natuke üle 400 kilomeetri, mulle näitas ta 314 ja võrreldes eelmise Hiinakaga, mis paar aastat tagasi sõitsime CRS3, siis Maxus näitas seda sõiduulatust võrdlemisi õigesti. Ehk et see 314, mis ta siis arvutas esimeste kilomeetrite ja ilma pealt, ilmselt see oligi realistlik.
et ta ei kukkunud nagu niimoodi, et ma sõidan kilomeetri ja tegelikult kukub 3. Et selles mõttes oli hästi. Aga mis ei olnud hästi, oli see, et meil oli 3 autot, tahtsime natukene võrrelda, et kui palju siis energiat kulub ja leppisime kokku, et sõidame kõik niimoodi, et paneme 21 kraadi ja automaatrežiimi temperatuuri. Ja umbes 10 kilomeetrit hiljem ma ütlesin teistele, helistasin, et kuulge, sorry, mina panen 23 peale, külman. Ja tegelikult ei hakanud ka 23 juures soe, et me pidime seda edasi veel kerima. Mingi hetk ma siis lülitasin seal, et ära sinna taha sektoris või seda kuuti ürita üldse nagu soojaks tehagi, ma ei tea, võib-olla oleks pidanud. Ühesõnaga see temperatuur, kas on see andur liiga puhuri lähedal, et andur saab nagu infot, et jube soe on, või on hiinlastel mingi teine temperatuuri taluvus igatahes, jah, et 21 oli seal autos küll külm. Oli veidrusi veel, mis tundub nagu see Torrese puhul, mis on lihtsalt mingid bugid, et käigukang on nagu Mercedesel, rooli samba küljes, parema käe juures, okei, paned käigu sisse, aga sõidu ajal kiiruse hoidiku käivitamiseks on see sama käigukangi tuleb alla tõmmata, et seda ikka andis leida, sest rooli peal on ka nupud, need tüüpilised resume ja set ja eks ju, see distantsi määramine. Okei, leidsime ülesse, kiirushoidik läks peale. Aga need nupud, set ja resume ei teinud midagi. Ehk et jääd kellegi taha, pidurdad, kiirushoidik lülitub välja, vajutad res-nuppu, mitte midagi. Et miks? 2 juhti, 2 proovisime ja me kumbki ei saanud aru, et mida need nupud siis tegema oleks pidanud. Ja kuulsime ühelt kolleegilt teisest väljaandest, ütles, et me selliste kiirusteni jõudnudki, aga et tema kogemus oli see, et kui see kiirus läheb üle 120, siis kiirushoidik lõpetab töö. Ma ei tea, et kas ta siis jääbki nagu aeglasemaks, võib-olla selle ta tippkiirus tegelikult ei ole kindlasti 120, vaid ametlike andmete järgi rohkem. Et nagu siuksed nagu bugid seal olid ikkagi sees. Et Bluetoothiga ühendamine oli päris keeruline ja üks meie testijatest enda telefoni ei saanudki sinna külge. Muus osas oli okei, selles mõttes, et rehvimüra ei olnud häirivalt, ei olnud tuulemüra, ta sõitis niimoodi mugavalt, aga mis painab küll kõiki tänapäeva autosid, on need juhiabid. Et loomulikult maksus lärmas ka sinu peal igas asendis, aga see rea hoidmissüsteem, mis automaatselt siis, kui sa hakkad välja kalduma, jube vägivaldne. Vist BMW teeb ka seda väga vägivaldselt, ma nägin täna ühte meemi, kus on võetud stseen filmist Mission Impossible, kus Tom Cruise sõidab mingi järjekordse Euroopa väikelinna vahel hästi kiiresti, see eestvaade näitab nagu, kuidas Tom Cruise roolib, kuidas ta seal niimoodi higisena ja seal rooliga niimoodi nagu väntab. Ja siis juures on kiri, et see on vaade sellele, kuidas sa reahoidmisabilisega võitled. Maksuse puhul oli see sama, et need ei sega sind, eks ju, kui sa ilusti rida vahetades suunda näitad. Aga kui sa kiire tee peal, võib-olla ei näita alati suunda, kui on tee tühi, kui sa hakkad mõnest rekkast mööda minema, võib-olla sa kaldud natukene lihtsalt joonele liiga lähedale. Ja see reaktsioon maksusel oli hästi vägivaldne. Mis tähendab seda, et esmakordselt ehmatab ära, aga mõtlen lihtsalt, et kui see sama ilm, mis praegult õues on, see jää, see lumelöga, et see võib lõppeda ju päris õnnetult. Et kui sellistes oludes, kus sa pead sõitma hästi vaikselt ja sujuvalt otsustab, eriti kui neid ridu ju siis ka talvel näha ei ole, ma ei tea, mis ta siis teeb. Meil oli õnneks kuidas ta loeb neid täpselt ja need sensorid aru saavad sellest ridadest tegelikult. Jah, et või ta otsustab, kulund need on. Ja, et see on liiga kiire või liiga jõuline. Nii et see meie sõit, laadimine, nagu ikka, lubab maksimaalset laadimiskiirust 120. Üheski kiirlaadjas me ei näinud hetkekski kiirust 120. Tuksus seal kuskil 70-80 juures parimal juhul. Aga ei tekkinud probleemi vähemalt laadija ühendamisega. Ehk et mingit tarkvaralist errorit kuskil ei toimunud, panid küll 2 laadima.
tagaiste muidugi väga mõnus, noh, mis seal öelda, kui seal on ikkagi tugitool autosse pandud, et siis selle üle on raske viriseda. See kõik tuletab mulle ikkagi praegu meelde natukene seda aega, kui me lähme mingi 10 aastat või natuke rohkemgi tagasi, kui nutitelefonides hakkasid tulema ka need odavad Hiina nutitelefonid, et siis olid Xiaomi, Huawei ja siis tulid kõik need teised veel, mis olid nagu veel klass kuskil tagapool nagu Oppo ja nii edasi. Ja siis alguses neid muresid oli nendega ikka tohutu palju, et kogu see optimeerimise pool ja mingid bugid ja erinevaid jamad, et hind oli küll selline atraktiivne, aga samas sellega kaasnesid kohe teatud probleemid. Ja nüüd, täna me oleme olukorras, kus tegelikult ju kõik need ettevõtted teevad päris kvaliteetseid telefone tegelikult. Aga mis on jäänud teised probleemid, mis on jäänud lihtsalt sellega, et tegemist on toodetega, mida tehakse Hiinas. Ja kõik, mis on seotud andmete jälgimisega. Et võib-olla üks teema üldse, millest me oleme väga vähe rääkinud, ja millest üldse on väga vähe räägitud, on see, kuidas need tänapäeva autod tegelikult sind jälgivad ja mis nende andmetega tehakse ja kuhu need lähevad. Aga ma arvan, et see asi nende Hiina autode puhul kindlasti saab olema üks, ütleme niiviisi, sõnastan viisakalt väljakutse. No ma mõtlen, et mis andmeid seal, no muidugi, ühendad oma telefoni ära, see on nagu esimene mure, eks ju, et kui sa annad seal autole loa sinu telefoni igasugustele kontaktidele ja sõnumitele ligi pääseda, et see on üks viis, aga... On sul vaja veel kaugemale minna või? Aga kogu see sinu info, kus kohas sa liigud, kuidas sa liigud, kõik see, et samamoodi, ega need teised Euroopa autotootjad, ega nad samamoodi tegelikult salvestavad kõike seda ju, et siin, aga lihtsalt... Ei, absoluutselt nõus, see on kuskil, keegi peab seda kindlasti kontrollima, aga mõtlen lihtsalt, et kas see autode puhul saab olla nii traagiline, eriti üks telefon, siis nagunii juba jälgib, selles mõttes, et sa ei sisesta vähemalt hetkel autos, et sa ei tegele mingi, et sa sealt autoekraanilt, sa ei sisesta oma krediitkaardi numbreid, sa ei saada kellelegi mingeid tundlikke faile, et see auto ei pääse, telefoni kaudu võib-olla pääseb, aga see on enamik meist ju sõidab ikkagi siis, ma ei tea, kas iPhone'i või Korea tootja telefoniga, et ma autode puhul nagu nii suurt probleemi selles mõttes ei näe, et seal liigub palju vähem tundlikke andmeid. Vaat see on ikkagi see ka, et kelle käes need andmed ikkagi on, et kas need andmed on mõne, ütleme niiviselt, demokraatliku riigi käes või on nad kuskil mittedemokraatliku riigi valitsuse käes, et sellega see tekib lihtsalt see küsimus. Nüüd on siis jah, et kui Volvot ja BMW-d ja Mercedes toodetakse Hiinas, Tesla toodetakse Hiinas, et kas nüüd Hiina ma ei tea, ma kuidagi asju, mille pärast maailmas muretseda on nii palju, et kui ma läheksin omale Hiina autot ostma, siis enne kõike muretseksin ma selle pärast, kuidas see vastu peab, kas mul garantii kehtib, kas see ettevõte, kes seda müüb, tahab seda ka 5 aasta pärast parandada, kas 7 aasta pärast keegi üldse oskab seda parandada, eks ju, kõik need asjad või et kui tekib mingi järjekordne kaubandustüli, et kas minu pooltelje otsad istuvad siis kuskil Hiina sadamas järgmised 2 aastat, kuniks tüli ära lahendatakse. Et seal on nagu selliseid pakilisemaid probleeme rohkem. Aga tore, et kindlasti keegi peab mõtlema ka sellele andmete sellele. Kui sa nüüd küsid, sa küll ei küsinud, aga ma arvan, et sa peaksid küsima, et eks ju, kas ma oleksin pealt Hiina autot valmis ostma? Jaa, ma küsiks ikka, jah. Ei, ta ei jätnud, kuidas ma ütlen? Eks sa ju uuele tootjale ja sellisel, kellel ei ole 100 aastat kogemust, sama nagu selle KGM-iga, et sa üht-teist ju annad andeks. Et sa, kui sa ostad ka Hiina telefoni, siis sa ka ju kohe ei eelda, et sa saad 1500 eurose iPhone'i asemel, et sa maksad 500 eurot ja saad sama hea telefoni. Aga siin ongi nüüd see probleem, et need autod, mis Eestis on, ma ei ole selle Ioniq 6 ja Ioniq 5-ga sõitnud. Need ei ole 500 eurosed telefonid. Sellepärast, et Ioniq 6, sama, eks, nagu ma ütlesin, RAV4 mõõtu, millega me siin võrdleme siis Škoda Enyaq'iga. Selle hinnakirja järgi on 53 000 eurot. Et okei, ärme see maksuse hind ei ole selles mõttes, see 80 000, et see on nii niši auto. Et seal ei saa millegagi võrrelda peale Lexuse, mis maksab 122 000,
ja ei ole isegi mitte elektrikas, aga on kindlasti palju nagu luksuslikum ja kvaliteetsema koostega. Aga siin hetkel ongi, et see sinu Hiina telefonide võrdlus selles mõttes ei päde, et need Hiina autod ei ole odavad. Ja siin on pigem see nagu veider koht. Et kas siis Eestisse esimestena sattusid nagu siuksed tipuründajad, et kes üritavadki nagu, no ma ütlen, seest näevad kõik väga head välja. Et ei üritata siin praegult hinnaga lüüa. Et ma ei tea, kas meil on Hiina autode early adoptereid, nagu on need, kes ostid esimese iPhone'i, kes ostid esimese elektriauto ja siis nüüd, kes lähevad ja ostavad esimese Hiina sõiduki. See on väga huvitav, seda saame näha ju tegelikult varsti, et palju neid siis tegelikult ka päriselt müüakse. Jah, aga nii palju ma saan öelda, et võrreldes selle CRS3-ga, mis on küll muidugi mitu klassi madalam auto, selles mõttes ta oli siuke Peugeot 2008 klassis ja mõõdus. Ja ei olnud ka odavam kui Peugeot, aga sellest on see maksus küll parem kõigi oma asjade poolest, aga seda, et jah, mis neist edasi saab, väga põnev on jälgida, meil oli väga põnev sõita, et ootame huviga. Ja ikkagi ma tahaks nende teiste autodega sõita rohkem kui selle maksus MIFA 9-ga. Et saada nagu mingitki kasulikku tarbijanõu anda. Võt. Ma ei tea, mul sai teemad otsa. Jaa, aga ma sain nende küsimustele ka tegelikult vastused ära. Aga siis selleks korraks on kõik hästi ja kuulame juba järgmine nädal. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.